siiamaani on meil olnud üks klass ja mõned meetodid. Ja me teame, et meie main meetod on siis see, kust programm alati algab. Ja teatavasti tuleb koodi päris palju ühte programmi lõppkokkuvõttes ja meil on vaja viisi, kuidas seda esiteks hoida loogiliselt kuidagi, et eesmärk on siis, et oleks loetav. Ega programmil endal Javal arvutil ei ole vahet, kuidas see koodi kirjutab, tema käib seda ikka ühtemoodi. Tähtis on ikka lihtsalt see, et meie suudaksime seda lugeda. Seega räägime sellest, kuidas teha klasse ehk faile juurde. Miks ma ütlen ehk? Fail ja klass on ju kaks eri asja. Üks on nagu füüsiline fail arvutis. Teine on üks definitsioon, mida ma siin kirjutan faili sees. Aga Javas on niimoodi, et ütleme tava, see ei ole reegel, aga tava, et ühes failis on üks klass. Sellepärast me saame nii-öelda pehmelt öeldes siis nende vahele võrdusmärgi luua. Muidugi need päris sama ei ole, aga ütleme, ühes failis võiks üks klass olla. Ma toon ühe kiire näite, kuidas klasse kasutatakse. Me juba kasutame neid kogu aeg võib-olla. See pole isegi teadlik olnud sellest. Nimelt, kui ma tahan mingit numbrit mingisse astmesse tõsta, siis ma ütlen, et double A võrdub math.pov. Kui see pole veel kohanud, siis pov on power, inglise keeles siis astendaja. Kui ma tahan tõsta arvu 2 astmesse 3, siis ma teeksin seda täpselt selliselt. Nii. Millest me nagu polegi varem rääkinud otseselt on see, et see math siin ongi üks täiesti tavaline klass. Nagu meil on siin main klass, on tehtud Javas siis math klass. Ja math klassi sees on pov klass, meetod. Nagu meil on main klassi sees on main meetod, on math klassi sees pov meetod. Ja ta võtab vastu 2 numbrit. Nii nagu me oleme meetodiga harjunud. Meetod võtab midagi vastu ja midagi ta tagastab. Ja kui ta, sulgudega me tähistame ära, mida ta vastu võtab. Ja siis, kui ta midagi tagastab, siis salvestatakse siia muutuja sisse, mida me oleme defineerinud. Nagu omistamismärgiga, eks võrdusmärgiga. Kusjuures see main klass või, jällegi main meetod samuti võtab vastu stringide massiivi. Kas te panete tähele? See args siin ei ole midagi muud kui lihtsalt muutuja nimetus. Täpselt nii, nagu me oleme varem kasutanud, siin ei ole mitte midagi erilist. Aga milleks seda kasutatakse on see, kui ma käivitan programmi käsurealt, siis ma saan talle argumente sealt kaasa anda. Meie seda ei kasuta. Nii. Näidiseks ma tahaksin luua selle mathpov klassi ise käsitsi. Ja ma lähengi nüüd siis teen source kausta uue klassi nimega Mata. Ma teen seda eesti keeles. Nii. Mul on nüüd klass Mata ja ma teen siia sisse meetodi nimega public static tagastab double tüüpi väärtuse. Ja tema nimeks on siis astendaja. Ja ta vastu võtab 2 numbrit A ja B. Nii. Täpselt nii, nagu mul oli siin kirjas, ta võtab vastu 2 numbrit, siis ma defineeringi selle täpselt niimoodi. Ja kuidas see, mis siis meetodi sees toimub, eks ma kirjutan siia käeku for tsükli, ütlen, et see kestab nii kaua, kui on astendajal kästud siis astendada ja A võrdub A korda A. Ja see ongi minu astendaja meetod ja ma tagastan siis väärtuse A. Ma räägin selle meetodi põhimõtte veel üle, et siis nagu ma just ütlesin, siis sulgude vahel defineerin, mida ta vastu oskab võtta. Ma ei saa anda siia stringiga midagi, kui ma kirjutan int, siis peab olema int. Kolmas väärtus on antud juhul määrab ära, mida ma tagastan ja see return ongi tagastaja. Ehk siis kui programmi loogika võib nii võtta, et esiteks ta võtab muutujad vastu, siis ta käib programmi loogika rida haaval ja kui ta näeb seda return statementit, siis mis iganes väärtuse ma talle tagastan, kontrollitakse, kas on sama tüüpi väärtus nagu see, mis on siin märgitud ja tagastatakse sinna, kus see meetod siis välja kutsuti. Ehk siis antud juhul siia. Ehk siis see A väärtus saab olema, mis iganes ma siin tagastan. Kuidas ma siis seda meetodi, mis on selle klassi sees, kuidas ma seda kasutan?
ja vastus on, et see on täpselt samamoodi nagu see math.pov. Nimelt ma esiteks ütlengi oma klassi nime ja punktiga ma küsin välja selle klassis oleva kas muutuja või meetodi. Ja antud juhul pane tähele, IntelliJ isegi teab, et jah, seal on olemas meetodi nimega astendaja. Ja ta isegi teab, et sa pead siis talle ette andma 2 int tüüpi väärtust. Ja ta isegi vihjab seda siin ka. Ja samamoodi ma talle ette 2 ja 3. Kui ma nüüd selle programmi käima panen, ma saan kontrollida, kas ta üldse töötab. Ja tuli väärtus 256. Mis on täiesti vale. Aga siiski programm töötab. Ma tegin siin praegu 2 viga. Nimelt esiteks B-st ma lahutan 1, sest et kui astendaja on 3, siis ma tegelikult tahan seda korrutust läbi teha 2 korda, mitte 3. Ja teine asi on see, et kui ma A 1 korra ära korrutan, siis järgmine tsükli round on mõlemad arvud siin juba korrutatud, ehk siis ma salvestan selle esialgse kordaja ära selliselt. Ja ma kirjutan siia kordaja. Kui ma nüüd programmi käima, siis tuleb 8, ehk siis õige vastus. Antud juhul klass meil väga palju siin ei tee. Temal on üks lihtne võimalus veel. Peale selle, et ta oskab meetodi enda sees hoida, oskab ta ka väärtusi enda sees hoida, muutujaid. Ütleme, teeme lihtsalt lihtsa näite, eks selle arv on 5. Et ma saan seda siia salvestada, ma saan seda kasutada, mis iganes meetodis sees. Ja me jõuame sinnamaale, et me tahaks küsida, mis asi see public on. Näiteks ma võin siia ka public kirjutada. Publicul või ütleme selle esimesel märksõnal on 3 varianti, aga meie kasutame neist 2, nimelt see on public ja private. Ma toon väga lihtsa näite. Praegu ma saan programmi käivitada, ma kutsun välja Maita klassist astendaja meetodi ja ma saan seda teha, sest et see meetod on public. Kui ma selle ära muudaksin, private, siis ma enam ei saa seda kasutada. Mul tuleb error, mis ütleb, et minu see meetod has private access. See tähendab seda, et see lihtsalt ei olegi ligipääsetav. Aga miks siis seda kasutada, kui see pole ligipääsetav ja asi ongi selles, et see on ligipääsetav selle klassi siseselt. Näiteks kui ma kirjutan siia public tagasi ja ma ütlen, et see muutuja on hoopis private. Või esiteks teeme tegelikult näite, kui ta veel public on. Ma saan seda muutujat ka täpselt samamoodi kätte nagu muidu. Ütlen math ja arv. Või ma kirjutasin inglise keeles mata.arv. Ja ma võin kusjuures selle välja printida, et me näeksime, mis asi see täpselt on. Siia ma sulge lõppu ei pane selliselt, sest et see on muutuja, mitte meetod. Panen programmi käima ja tuleb vastus 5, sest et see muutuja siin 5. Kui ma ütlen talle nüüd private, siis see arv kaob ära, pole olemas. Õnneks meil Java jälle ütleb, et see on private, aga ütleme programmi kirjutajale mulle seda sama hästi nagu pole olemas antud juhul sellises kontekstis. Aga mille jaoks ta on kasulik, on see, et siin meetodi sees ma saan seda ikkagi kasutada. Nimelt ükskõik, mis meetod või asi mul siin klassi sees on, siis tema näeb endiselt kõiki private muutujaid ja meetode. See on põhimõtteliselt vajalik siis selleks, et see on jällegi koodi lugemiseks. Kui ma kirjutan ühe suure klassi ja see klass kasutab iseenda meetode vahel, siis mõnikord neid meetode pole vaja väljaspoolt kätte saada. Arvestada tuleb sellega, et tihtipeale ühe projekti kallal töötavad 100 inimesed. Ja kui sina kirjutad ühe klassi ütleme mingis ettevõttes, siis sina tead kõige paremini, mis meetodid on mõeldud kasutamiseks ja mis on ainult klassi siseseks kasutamiseks ette nähtud. Ja sellepärast ongi siis private ja public modifierid. Okei, me oleme rääkinud, mis asi on public, private, me oleme rääkinud, mis asi on see double, mis see nimi siin on ja mis siin toimub, mis asi see return on, kõik need asjad, kõik välja arvatud, mis asi on see static.
ja see on üks selline väga kummaline kontseptsioon nüüd, nimelt objektid, eks ole. Objektid on selline väga kummaline kontseptsioon, aga kui sa sellele pihta saad, siis see on tegelikult päris suur asi. Selles mõttes, et sinu arusaam programmeerimisest üleüldiselt paraneb lihtsalt, kui sa saad sellest kontseptsioonist aru, et miks see vajalik on ja kuidas seda kasutada. Et täpsemalt selgitada, mille jaoks see objekt kasulik on, kasutaks võimalikult reaalse maailma analoogi. Näiteks võtame, kui lähed poodi, eks ole, seal on, no okei, enam eriti ei ole, aga ütleme, on selline vanamoodne kassamasin. Seal sees on raha ja seal peetakse siis mingisugust arveldust. Nii, ma hakkan kohe pihta ja hakkan uut klassi kirjutama. Ja räägin siis kaasa, mis täpselt toimub. Kirjutan ta nimeks kassa. Nii, ja ma kirjutan selle klassi selliselt, et temast saaks objekti luua. Ma kohe räägin, mida see täpselt tähendab ka. Nimelt ütleme, et selle klassi küljes on muutuja nimega raha. Ehk siis palju raha praegu kassas on. Ütleme, et see on 0. Ja ma loon meetoodi, kusjuures ma ütlen talle, et sa oled, ütleme alguses public, siis on lihtsam meil jälgida, mis toimub täpselt. Nii. Ja ma teen meetoodi, mis on samuti public, ta ei ole static, jätan selle märksõna lihtsalt olemata, ma ei pea seda millega asendama, ta lihtsalt pole. Ta tagastab, ta ei tagasta mitte midagi ja tema nimeks saab olema sisesta raha. Ehk siis mingi müük sai just tehtud ja ma lisan raha juurde ja see vastu võtab ta indi näiteks nimega raha ükskõik. Ja mida ta siis täpselt teeb? Ta ütleb, et raha võrdub raha pluss raha. Okei, ma tegin natuke kehvasti selle loogika. Ma ütlen raha sisse. Ehk siis, kui ma selle meetodi käivitan mingi numbriga, siis ma kasutan seda muutujat, et sellele muutujale midagi siia otsa panna. Ehk siis mul on sisuliselt meetod, millega ma saan raha lisada juurde. Nii. Ja kuidas ma nüüd seda siis kasutan? Ma esiteks loon uue objekti. Mäletad, kuidas me kirjutasime array listi? Array list, mingisugune AL võrdub new array list sulud ja semikoolon. Nii. Kummaline viis, eks ole, midagi üldse kasutada. Mida see siin tähendab? Miks on siin ees ja siin taga array list, eks ole? Seda võid nimetada uue objekti loomiseks. Ja see new, eks ole, vihjab sellele, et see on uus objekt. Need sulud viitavad sellele. Kusjuures array list on ka tegelikult lihtsalt üks klass kuskil Java koodis. Ja meil on ette tehtud mingid vahendid, aga see tegelikult on täiesti tavaline klass, millest ma saan uue objekti luua. Ja need sulud on ka selle jaoks, et ma sisuliselt kutsun klassi välja, ütlen, et klass, kuule, et loo endast nüüd objekt, palun. Ja kuidas ma seda klassi õigemini objekti nüüd siis kasutan, on AL punkt, ma ei tea, add mingi objekt, nii nagu harjunud oleme, eks ole. Ja täpselt samamoodi ma kasutan nüüd enda uut klassi nimega kassa. Ma ütlen kassa ja ta nimeks, mis ma muutuja nimeks võiksin panna näiteks, mis ta muud saab olla kui kassa, eks ole. Võrdub new kassa ja panen talle ka need sulud taha. Ja kui ma selle kassa loon, siis tema algseks rahaks saabki olema 0. Kui ma tahan talle raha juurde panna, praegu mul on 2 viisi. Ma saan öelda, et kassa.raha võrdub mingisugune uus number, aga tegelikult, kuidas tuleks programmeerida, on niimoodi, et ma ütlen, et see muutuja on private. Asi on selles, ja see nimetatakse väljaks, kusjuures väli on siis klassi küljes olev muutuja. Ja see ongi selle jaoks vajalik, et igaüks ei saaks seda raha muutujat muuta nii, nagu tema tahab, ma mõtlen siis programmeerija, siis ma loon talle ette nähtud viisid. Näiteks, keegi ei saa korrutada minu raha, kuna ta on private. Aga ta saab kasutada sisesta raha meetoodi selleks, et lihtsalt liita raha otsa.
nii, see läks punaseks, kuna see on nüüd private. Kuidas ma raha saan kassasse lisada, on niimoodi, et ma ütlen kassa punkt siseste raha. Ja ma annan talle, ma ei tea, mingisugune 20 ühikut juurde. Ja kui ma nüüd prindin välja kassa punkt raha, siis ma seda teha ei saa, sest kassas on ikkagi see private ja ma loon selle jaoks uue meetoodi nimega public ja ma return'in siis inti ja tavapäraselt öeldakse get, get raha antud juhul, get on siis nagu kokku lepitud selline tava, et kui ma mingit väärtust tahan klassist õigemini objektist kätte saada, siis üldse kuskilt kätte saada, siis ta algab sõnaga get. Nii, get raha, ta vastu ei võta midagi ja tagastab return raha. Et miks ma teen siis nagu 2 meetoodi, eks ole, et üks nagu sisestab raha, teine võtab raha, õigemini kuvab raha. Aga mul on ülihea kontroll enda objekti üle, sest antud juhul näiteks keegi ei saa raha vähemaks võtta kassast. Eks ole, mul on selline detailne kontroll. Nii, ja siia kirjutan get raha. Sellisel kujul ma saan selle nüüd välja, panen programmi käima ja vaatan, mis juhtub. Ja tuli 20 välja, nimelt kassas praegu on 20 eurot või mis iganes ühikut. Ühtlasi ma võin ka selle rahalise seisu omal ära salvestada mingisuguse muutuja sisse selliselt kassa.get raha. Aga et saaks nagu pointile pihta, siis nagu sellist asja tegelikult võiks nagu vältida ja kõik info, mis puutub, kõik nii info kui ka tegevused, mis puutuvad kassasse, võiksid olla siis kassa objekti sees. Kusjuures, kui niimoodi kokku võtta, siis mida objekt teeb, siis ta ongi selline nagu, ta võib võtta nagu elava asjana, eks ole. Tal on asjad, mida ta teab, ehk siis muutujad. Tal on mingi info, mida ta teab ja tal on tegevused, mida ta oskab teha. Eks ole, see ongi sisuliselt objekti mõte. Nii, edasi. Milleks, mis nagu siis, ütleme nii, et ma saaksin ju kõik selle ära teha ka staatilise klassiga, miks siis seda ikkagi vaja on? Ja vaja on seda sellepärast, et kujutame ette, et mul on poes mitu kassat. Kui mul on staatiline klass, siis on mul reaalselt see üks klass ja mis iganes väärtus mul siin raha sees on, see on kõikides kassades ühine. Kassades, vabandust. Nii, aga objektide puhul ma saan öelda, et kassa 2 võrdub new kassa. Voilà, mul on nüüd 2 eraldi kassat. Näiteks ma lisan kassa 2 siseste raha, lisan sinna hoopis 300 ühikut raha. Ja ma prindin nüüd selle välja, ütlen kassa 2.get raha. Ja ma toon selle esimese printimise ka siia alla, et ma konkreetselt näen, et ma prindin nüüd mõlema kassa summa kõrvuti välja. Ja ma näen, et neil on erinevad väärtused sees. Kõik see saab palju lihtsamaks ja arusaadavamaks kindlasti, kui sa vaatad laevade pommitamise videot järgmiseks.